Tervitus! Mina olen Kaido Pajumaa siinpool, juhtide ja meeskondade koolitaja motivaatorist ja sa vaatad Tunnustava juhi podcasti ja tänaseks teemaks on meeskonnatöö ja selle edu tegurid. Kuidas ma selle teemani jõudsin, oli väga lihtne. Nimelt juba aastaid tagasi, kui ma veel valdavalt motivatsiooni koolitajana tegutsesin, hakkasin ma avastama ühte põnevat mustrit. Ma avastasin seda, kuidas moodi paljud juhid tellivad motivatsioonikoolitusi olukordades, kus siis justkui töötajatel tundub motivatsioon kadunud olevat. Nad nimetasid seda, et sära on silmist kadunud, ei pingutata, ei viitsita teha sellist lisapingutust, aktiivsus on kadunud, ei ole huvi, lihtsalt käiakse tööl. Ja hakates nende motivatsioonikoolitustega siis pihta avastasin ma väga põneva mustri, et inimeste motivatsioon eelkõige kaob ära kahel põhjusel. Number 1, probleemid meeskonnas, ehk siis meeskonna liikmete vahel ei ole ühtsustunnet, ei ole harmooniat, ei ole mõistmist. Number 2, juht. See, kuidas moodi juht ise käitus, kuidas moodi ta inimestega suhtles, kuidas moodi ta juhtis, kuidas moodi ta korraldusi andis, kui avatud, kui haavatav, kui inimlik ta oli, see oli teiseks teguriks. Ja nii tegelikult hakkaski minu fookus siis ka töös nihkuma motivatsioonilt juba oluliselt täpsemalt meeskonna dünaamikale, meeskonna psühholoogiale ja inimeste juhtimisele. Ja ma ei ole ainukene, kes tegelikult koolitajana või konsultandina on sattunud, võiks öelda 10 meeskondade ette, kus sa tajud, et puudub ühtsustunne. Ja loomulikult tajuvad seda ka paljud juhid ja see ongi põhjus, miks ju tellitakse meeskonna koolitusi. Juhid näevad, et nii palju oleks inimestel potentsiaali, kui nad vaid pingutaksid. Kui nad vaid saaksid aru, et tegelikult see meeskond on loodud millegi suurema korda saatmiseks, mitte ainult selleks, et igal ühel töö oleks. Kui nad vaid pingutaksid ja kogu oma potentsiaali kasutusele võtaksid, siis me ühiselt jõuaksime palju kaugemale, kui me täna jõuame. Ja need ei ole Eesti probleemid, need on ülemaailmsed probleemid, mis tõttu ka väga süsteemselt teaduslikul tasandil uuritakse, mis on need tegurid, mis panevad ühe hea meeskonna tööle, mis aitavad ühel heal meeskonnal edu saavutada ja mis on need tegurid, mille puudumisel isegi väga võimekatest, väga suure potentsiaaliga koosnevatest inimestest koosnev tiim oma tulemusteni eesmärkideni ei jõua. Ja tänases podcastis ma tahaksin rääkida ühest põnevast uuringust, üks artikkel, mida ma kunagi lugesin Harvard Business Review's. See uuring viidi läbi Massachusettsi ülikoolis Alex Sandy Pentlandi poolt, kes siis oma Human Dynamics Laboratories hakkas esitama küsimust, mis on see miski, mis on heades tiimides ja mis on see miski, mis on puudu heades tiimides. Ja ta läks selle eksperimendiga päris praktiliseks. Nimelt ta võttis oma eksperimendi käigus erinevate valdkondade, ettevõtted, organisatsioonid, võttis kokku enam kui 2500 inimest erinevatest meeskondadest, tiimidest, pani nendele külge reaalsed sensorid, mis päevast päeva järgnevate nädalate jooksul salvestasid, kuidas inimesed omavahel suhtlevad, missugune on nende hääletoon, missugune on nende kehakeel, kui sagedasti nad suhtlevad, kellega nad suhtlevad, sellepärast, et kogu tiim oli ära kaardistatud nende anduritega, mis tõttu nad said päris hea praktilise tagasiside, et mis päriselt suhtluse tasandil ühes meeskonnas siis toimub. Ja nagu ta selles artiklis ütles, olid tulemused päris jahmatavad, sest et kuigi arvatakse, et informatsiooni sisulisest edastamisest piisab, sest paljud organisatsioonid, paljud meeskonnad on ju hädas sellega, et infosulud on, info ei liigu. Juhtidel on info, mis ei jõua töötajateni. Töötajatel on info, mis ei jõua juhtideni. Mingitel töötajatel on info, mida ei jagata teiste töötajatega. Ja selle tagajärjel tekivad väga-väga suured segadused, mis pärsivad tegelikult meeskonnatööd. Aga mida Pentland oma uuringus siis avastas, ta ütles seda, et niivõrd oluline ei ole see tegelikult, mis informatsiooni jagatakse, vaid palju olulisem on see, kuidas inimesed seda informatsiooni jagavad. Nimelt tema siis see tuumavastus oligi see, et kuidas me suhtleme üksteisega on palju olulisem sellest, mis teemadel me suhtleme. Ja ta viitab väga hästi kaugesse minevikku, kui isegi verbaalset keelt ei olnud leiutatud, aga hõimud juba toimisid, juba inimkooslused
juba eksisteerisid ja oli vaja lahendada ka probleeme ja oli vaja saavutada ka mingisuguseid ühiseid eesmärke. Ja siis istuti seal lõkke ümber, aga rääkida veel ei osatud. Siis peamine tegur, mis määraski, kas see kooslus või see grupp või see hõim suutis koos funktsioneerida või mitte, oli see, kuidas moodi inimesed suhestusid, kui aktiivselt nad osa võtsid, missugust kehakeelt nad kasutasid ja kõik sellised tegurid. Siin viskab mul mõte ka ühe teise uuringu peale, millest ma lugesin mõned aastad tagasi juba, mis tegelikult ei ole selle uuringuga seotud, aga mis andis tegelikult suhteliselt sarnaseid tulemusi. Nimelt selline mees nagu Marshall Losada võttis kätte ja veetis väga erinevat tüüpi inimgruppidega aega koos ja kaardistas ära, kuidas inimesed omavahel suhtlevad. Ehk siis ta avastas, et iga kord, kui inimene ütleb midagi või teeb midagi, siis tal on tema ümber olevatele inimestele mingi mõju ja see mõju võib olla kas positiivne või negatiivne või neutraalne. Neutraalset mõju me üldjuhul ei märka, ei teadvusta, aga positiivne ja negatiivne mõju tegelikult selle me registreerime ära, isegi kui me seda alati välja ei näita. Näiteks keegi teeb midagi, mis sind häirib, aga teine ei tea, et ta seda tegi, et see sind häiris. Siis tema jaoks on see neutraalne, aga sinu jaoks on juba kirjas näiteks, et ma sain haiget või see kuidagi puudutas mind. Ja mida ta avastas? Losada avastas, et miinimumtase igas inimgrupis või koos toimivas grupis on 3:1 positiivse kasuks. Nimetas selle 3:1 positiivne, negatiivne suhtarvuks. Mis siis tähendab seda, et iga kord, kui inimene tunneb mingisuguses inimgrupis midagi negatiivset, keegi tegi midagi või ütles midagi või jättis tegemata või ütlemata midagi, mis tekitas minus negatiivse või sellise halva tunde, siis ma vajan justkui 3 positiivset siia vastu, et see negatiivne neutraliseerida. Aga see on miinimumtase. Ta ütleb, et kui ühes grupis ei ole see miinimumtase vähemalt saavutatud 3:1, siis tegelikult see inimgrupp ei ole pikas perspektiivis üldsegi teovõimeline. Aga mis oli eriti huvitav? Ta avastas, et näiteks äritiimid, kõige funktsionaalsemad äritiimid olid need, kus positiivne ja negatiivne suhtarv oli 6:1. Ehk siis iga kord, kui keegi tundis ennast võib-olla kergelt haavatuna, puudutatuna, eemale jäetuna, mitte arvestatuna, siis sellele järgnes tema uuringute kohaselt 6 positiivset. See võis olla hea sõna, see võis olla mingisugune abi pakkumine, see võis olla võib-olla mingi väike sõbralik nali, õlale patsutus, aga 6 korda oli positiivselt rohkem kui negatiivselt. Samuti avastas ta, et lagi on näiteks 11:1. Ehk siis, kui see suhtarv läheb kõrgemale kui 11:1, siis see läheb liiga pehmeks ära, sest igas tiimis on vaja ka sellist konstruktiivset, negatiivset tagasisidet tegelikult üksteisele anda. Ja kolmas põnev avastus, milleni ta jõudis, puudutas isiklikke suhteid. Ta ütles, isiklikes suhetes, perekondades, abieludes on see suhtarv 5:1. Kõige funktsionaalsemad on need abielud, kus positiivne ja negatiivne suhtarv on 5:1. Ja ta ütleb, et ühes teises uuringus, mille viis läbi John Gottman, kaasates sinna üle 700 abielupaari, ta avastas, et see 5:1 suhtarv 94% tõenäosusega määrab, kas see abielu 10 aasta pärast on veel või ei ole. Niisiis, neid näiteid on tegelikult väga-väga palju, mis kinnitavad seda, kui oluline on see suhtlemise viis, mitte see, mis teemadel suheldakse. Aga samal ajal igapäevaselt me näiteks külastame teenindusasutusi, kohtun erinevate meeskondadega ja mida ma näen? Ma näen kohe ära, kui seltskond tuleb sisse, et kuidas moodi nad omavahel suhtlevad. Kas see suhtlus on pigem selline pinnapealne, on see pigem avatud, sõbralik või näiteks ühe korra ma olin kuskil teenindusasutuses, kus üks kolleeg pidi helistama teisele ja küsima nõu. Ja see, missuguse hääletooniga ta helistas, see isegi mind nagu korraks ehmatas. Tere, ma helistan siit kesklinnast. Kas see asi on teil nagu välja uuritud? Miks ei ole, see peaks siin olema? Ehk siis see, kuidas moodi nad omavahel suhtlesid, peegeldas täpselt nende osakonna, nende meeskonna sisekultuuri. Ja see oli kaugel sõbralikkusest. Jällegi võib öelda, et nad vahetasid informatsiooni, aga mis viisil nad seda informatsiooni vahetasid, missugust mõju tegelikult see suhtlusstiil nende päevale sellel hetkel avaldas, oli pigem negatiivne, kindlasti mitte positiivne. Ja tulles tagasi nüüd selle Bentlandi uuringu juurde, kus ta pani siis inimestele need andurid külge ja ta jälgis 2500 inimese baasil, kas on mingisugune mõju otseselt ka tulemustele, produktiivsusele, saavutustele või on see pigem selline nagu ütleme iseenesest mõistetav tarkus, et mida positiivsemalt suheldakse, seda paremad tulemused. Ei, ta avastas väga-väga konkreetsed seosed. Ta avastas seda, et tegelikult suhtlemisstiil, see kui palju inimesed omavahel sõbralikkust üles näitavad, aktiivsust üles näitavad, näost näkku suhtlust,
kultiveerivad, avaldab otsest mõju ka reaalsetele mõõdetavatele tulemustele. Seal oli eksperimendina kasutatud ühte rahvusvahelist panka, kus siis tegelikult kaardistati ära töötajate baasil nende suhtlemisstiil ja oli väga selgelt näha, kuidas moodi need tiimid, kus see suhtlus ei olnud nii pehme, nii sõbralik, nii avatud, nende reaalsed tulemused olid nõrgemad. Ja nüüd selle harukontori juht, saades teada need tulemused, hakkas reaalselt võtma ette samme, et töötajaid üksteisele lähemale aidata, et seda suhtlusstiili veitsa pehmendada. Ta näiteks hakkas ühel konkreetsel ajal inimesi kutsuma kohvipausidele, kus inimesed said omavahel rohkem suhelda, üksteise kohta rohkem teada. Ja mis juhtus? Peale neid reaalseid samme, kui inimesed hakkasid rohkem suhtlema, ka nende tulemused kuni 20% paranesid. Tegemist oli ühe kõnekeskusega, kus mõõdeti väga selgelt, üheks mõõdikuks oli keskmine kliendiga tegelemise aeg. Ja see keskmine kliendiga tegelemise aeg oli tema hinnangul liiga kõrge ja nüüd tänu nendele muudatustele, mis ta tiimi suhtluses läbi viis, see langes 20%, mis oli super hea tulemus. Niisiis taustaks me teame, saame aru, kui oluline on see suhtlusstiil, aga see artikkel ei jäänud ainult teoreetiliseks. Nad oma uuringute tulemusena avastasid, et on 3 kriitilist tegurit, mida siis peaks iga meeskonna puhul arvestama ja kui nendega hakata sisulist tööd tegema, siis on võimalik tegelikult seda tiimi kommunikatsiooni parandada ja seeläbi tegelikult märkimisväärselt parandada ka selle tiimi tulemusi. Number 1, kõige olulisem on aktiivsus. Selles uuringus nimetati see energy, ehk siis nagu kui palju on sellel tiimil energiat. Ja aktiivsus tegelikult siis mõõdab eelkõige seda, kui palju inimesed omavahel suhtlevad ja kui palju on silmast silma üks ühele suhtlust. Tänapäevasel tehnoloogia ajastul, kui palju on neid tiime, kes valdavalt suhtlevad e-maili teel. Isegi inimesed istuvad samas ruumis, sama laua taga mõnikord ja vahetavad e-maile. Ehk siis selgelt jõuti selleni, et mida madalam on see aktiivsus, ehk siis mida vähem on neid näost näkku, interaktsioone, suhtlemisi, rääkimisi, ka mitteformaalseid kontakte. Mida madalam see on, seda raskem on tegelikult sellel tiimil pikaajaliselt edu saavutada. Ja nad jõudsidki selleni, et kõige ebaefektiivsem on e-kiri. Mida rohkem on tiimis e-kirja kaudu suhtlust, seda raskem on sellel tiimil edukaks saada. Teine tegur, inglise keeles engagement ehk siis kaasatus. Kui aktiivsus mõõdab seda, et kui palju on inimeste vaheline suhtlus aktiivsuse tasandil, siis kaasatus mõõdab seda, et kas kõik tiimiliikmed on sinna kaasatud. Tihtilugu nad avastasid, kuidas moodi see tiimi aktiivsus võis väga kõrge olla, aga näiteks 8-9-10 inimesest ainult näiteks 4 olid aktiivselt suhtluses. Nemad omavahel suhtlesid, aga samal olid mingisugused outsiderid tekkinud, keda väga ei kaasatud nendesse protsessidesse, kellelt ei küsitud arvamust ja võib-olla nad olid veitsa tagasihoidlikumad inimesed, äkki nad olid hiljem liitunud selle tiimiga, äkki neil olid natukene lihtsalt teistsugused põhimõtted, arusaamised mingitest asjadest, aga oma olemuselt nad ei olnud võib-olla nii domineerivad ja nad jäidki taha plaanile. Ja nad avastasid siis seda, et kui tekivad sellised gruppide sees, siis tegelikult pikas perspektiivis on sellel väga-väga destruktiivne mõju. Seda ma näen ka oma koolitustel kogu aeg. Kuidas moodi on mingi seltskond, kes võtab sõna, kes mõtleb kaasa ja siis on mingi seltskond, kes tegelikult lihtsalt seisab. Nad on või istuvad, nad on kuulaja rollis. Ja need kuulaja rollis olevad inimesed tegelikult jagunevad veel omakorda 2. On need, kes ei julge sekkuda, sest neile võib-olla ei ole sõna antud. Ja on need, kes ei viitsi enam sekkuda, sest nad on lootuse kaotanud, need ei ole enam mingisugust pühendumust, neid lihtsalt ei huvita see enam. Ja nüüd iga tiimijuhi eesmärk tegelikult on tagada see, et see kaasatus oleks ühtlaselt jaotunud. Et ei oleks nii, et on mingid inimesed, kes nagu väga-väga aktiivselt võtavad osa, kes domineerivad seda tiimi ja siis mingid inimesed tegelikult, kes osa ei saa. Niisiis, kui esimene on see aktiivsus, et kui palju on neid interaktsioone, neid suhtluseid, siis teine on see, et kas see suhtlus on ühtlaselt jaotunud. Ja 3. tegur oli tiimiväline suhtlus, mis siis näitas seda, et mida rohkem inimesed on kontaktis ka teiste osakondadega, teiste meeskondadega organisatsiooni sees. Kas nad on kursis nende asjadega, mis teistes osakondades tehakse? Kas tekivad mingisuguseid ühiseid arutelusid, ühiseid mõttekohti, ühiseid ideid? Ja nüüd siis need tiimiliikmed, kes siis suhtlevad nende tiimiväliste teiste organisatsioonisiseste tiimidega, tulevad ja võtavad selle uue informatsiooni ja jagavad seda avatult ka oma tiimiga, õppides niimoodi mingisuguseid uusi asju ja jällegi läbi selle suhtluse, läbi avatud suhtluse tegelikult muudavad ka oma tiimi tugevamaks.
nii et need 3 tegurit on siis kriitilise tähtsusega ja mida mina nagu soovitan sulle on see, et ära võta seda mingisuguse teoreetilise teadusena praegu, vaid mõtle päris nagu praktiliselt oma osakonna, oma meeskonna peale. Ja mõtle, kui suur on seal aktiivsus. Kui palju inimesed nagu näost näkku reaalselt suhtlevad. Kas neil on huvi seda suhtlust üldsegi teha? Kas nad otsivad võimalusi suhtlemiseks? Kas nad otsivad võimalusi asjade arutamiseks? Siis mõtle selle peale, et kui palju on neid inimesi, kes on tegelikult kõrvale jäänud või kõrvale jäetud. Kas nad on ise vabatahtlikult jäänud, sest nad on juba lootuse kaotanud, neid ei ole pühendumust enam. Või siis tegelikult nendel oleks huvi küll, aga teised liikmed ei ole lihtsalt lasknud. Ja 3, võib-olla natukene nagu sekundaarsem, aga siiski nende uuringute järgi oluline on see, et kui palju on seda interaktsiooni ja kontakte väliste tiimidega. Ja lõpetuseks siis toob Pentland välja seal 5 väga selget tunnust, mida sa saad ka näiteks oma töös kasutada, mis näitavad siis ja eristavad edukaid tiime vähem edukatest tiimidest. Ja need kõlavad siis niimoodi, et punkt 1, iga inimene räägib tiimis ja kuulab tiimis enam-vähem võrdselt. Et ei ole nii, et keegi nagu räägib eetri täis ja ülejäänud siis kuulavad, vaid igal ühel on nii palju sellist sisemist emotsionaalset intelligentsust ja teadlikkust, et ta saab aru, et kogu aeg ei saa rääkida, vaid teistele peab ka sõna andma. Ja samal ajal need suhtlused, nad on kuulamine ja rääkimine on nagu võrdsed, aga samal ajal kui sa räägid, siis need on konkreetsed, need on täpsed ja väga oluline, need on sõbralikud. Need ei ole sarkastilised, see ei ole mingisugune iroonitsemine, see ei ole kellenegi ära panemine, vaid see on tegelikult konstruktiivne, sõbralik mõtete vahetus. Number 2, inimesed suhtlevad rohkem näost näkku ja nende vestlus ning kehakeel on pigem siis aktiivne. Ehk siis inimesed ei väldi näost näkku suhtlemisi, vaid pigem nagu otsivad neid võimalusi. Mis tähendab seda, et meeskonna juht on loonud keskkonna võimalused, kus inimesed saaksid näost näkku suhelda. Ja ta on loonud sellise kultuuri, sellise õhkkonna meeskonnas, et see vestlus on siis kõikide poolt nagu võrdselt tajutav, kõik on kaasatud ja see on sõbralik ja aktiivne. 3 on see, et inimesed otsivad suhtlust tiimisiseselt, mitte ei suhelda ainult juhi kaudu. Paljud tiimid on kahjuks jõudnud sellisesse seisu, kus omavahel usaldust ei ole, omavahel enam suhtlust ei ole, igaüks on oma tööle keskendunud ja see ühisosa, mis neid liidab, on ära kadunud ja tegelikult kogu suhtlus käib siis juhi kaudu. Ja kui sul on midagi vaja rääkida, siis sa võib-olla justkui juhi kaudu või kuskil koosolekul ütled, aga tegelikult seda omavahelist kontakti ja omavahelist näost näkku suhtlust enam ei ole. See on väga-väga kriitiline ka muude tegurite valguses, mida tegelikult tulevikus räägime. Tiimi sees arutatakse avatult ja ausalt ka meeskonna asju, mitte ei tehta seda ainult formaalsetel koosolekutel. Seotud eelmise punktiga, et kui tegelikult inimestel on omavaheline suhtlus, usaldus olemas, siis endal on huvi arutada tööasju omavahel. Mitte ainult, ma ei tea, juhti kritiseerida, organisatsiooni kritiseerida, üksteist taga rääkida, vaid nad on tegelikult pühendunud sellele tööle ja neil tekib huvi omavahel ka suhelda näost näkku, et leida parimad lahendused. Ja 5, inimesed on huvitatud ka teiste tiimidega suhtlemisest, et seeläbi oma tiimi tugevaks muuta. See sama viimane samm sellest 3 kriitilisest ehk siis tiimiväline suhtlus, mille Pentland nimetas explorationiks. Ehk siis inimesed lähevad ja uurivad, kaardistavad territooriumi väljaspool meie tiimi. Ja nad loovad neid kontakte, nad kuulevad, mis seal tehakse, mis seal toimib, mis ei toimi. Nad võtavad selle, nad jagavad selle oma tiimi liikmetega ja seeläbi tegelikult muudavad omavahelist ühtsustunnet suuremaks, tugevamaks ja võtavad kasutusele võib-olla mingid uued praktikad, mis muudab neid pikas perspektiivis tugevamaks. Vot selline uuring, kui sa oled huvitatud sellest lähemalt, siis ma kohe vaatan, mis selle täpne ingliskeelne pealkiri oli. The New Science of Building Great Teams. Ja see on siis avaldatud sellises raamatus nagu HBR 10 Must Reads on Teams ehk siis Harvard Business Review 10 kõige olulisemat artiklit, teadusartiklit meeskonna tööst. Kui sa oled meeskonna juht ja sa tajusid või tajud mingisuguseid sümptomeid, millest ma siin täna rääkisin, siis ma usun, et sul tasub neid asju kuulda võtta, proovida, katsetada. Kui sa oled tiimi liige, siis võib-olla proovida neid teada võtta endale, võib-olla rääkida teiste inimestega, võib-olla oma juhiga. Suur aitäh sulle ja järgmise korrani!